Ma müüsin raamatuid 2004 ja 2005 suved ja teine suvi koos 9-liikmelise müügimeeskonnaga, kes sai värvatud suurte pingutustega. Praegu tegelen ettevõttes nimega IDS Web Solutions, tegeleme e-poodide lahenduste pakkumisega. On väga kiiresti kasvanud, et hetkel on meil 30 inimest, 4 aastat tagasi oli meil 4 inimest ja oleme saanud äripäevas ka Gazelli auhinna. Kui nüüd peaks ajast tagasi vaatama, et mida Southwesterni kogemus mulle juurde andnud, siis ma tooks välja 3 punkti. Esiteks kindlasti vastupidavus ja võime pingutada mis tahes olukorras, mis tahes tingimuste puhul. Et see on väga tähtis just ettevõtluses, kus üsna tihti sa saad palju negatiivset tagasisidet ja sa näed seda tasu alles aastate pärast. Teine on väga hea enesejuhtimine ja siuke nagu hea suhtumine töösse ja elusse üldse. Et oled küps inimene, mis iganes juhtub, sa ei lase ennast rivist välja lüüa. Ja 3. on kindlasti sõbrad. Et minna Southwesternisse pead sa olema väga julge, et seal hakkama saada pead sa olema väga tugev ja et seal edukalt hakkama saada pead sa olema eriti tugev. Ja kui ümber on sellised inimesed, kes seavad kõrgemaid eesmärke, seavad nad ka sulle kõrgemaid eesmärke ja see on väga kasulik, kui sa ise tahad olla ambitsioonikam inimene. Raamatumüük ei ole kindlasti lihtsam viis oma suve veeta. Kui mina meenutan enda minekut, siis minu jaoks kõige raskem oli see otsuse tegemine. Otsus, kas ma lähen või ma ei lähe, kas ma võtan selle riski, sest mul tundus see juba nii hirmsana tol hetkel. Aga kuna mul on alguses nii palju hirmu, siis ma isegi arvaks, et need, kes kardavad seda raamatumüüki, peaksid just minema. Kuna see aitab neil sellest hirmust üle saada. Need, kes ei karda, võib-olla neil pole nii head ülevaade, mis need ees ootab.